Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoscan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Juhei, roolivõimu 10. hooaeg on alanud. Vaat niimoodi rõõmustab inimene ja kilkab rõõmust, kellel on kahjuks käeluu katki. Mille pärast Kaili see käeluu katki on, see selgub ka meie tänases saates. Ja tõsi ta on, tervitus minu pooltki kõikidele roolivõimu austajatele. Alanud on siis roolivõimu juubelihõnguline 10. hooaeg. Ja ega me siin ju eriti mingisugust jalgratast leiutama ei hakka. Kui on olemas aastaajad, sügis, kevad, talv, suvi, siis liikluses tegelikult mingil määral töötab see samuti, kuid avariid juhtuvad ikka tavalistel põhjustel, kiirus, purjuspea ja roolivõimu tegijad loomulikult hoiavad sellel kõigel silma peal, mis meie igapäevaliikluses toimub. Oma tänast saadet alustame nagu ka möödunud hooajal ja see saab olema ka üks suuremateks muudatusteks meie saates just sellise kriminaalsema poole pealt, et üritame rõhku panna avariidele ja kajastamistele, kuidas siis need asjad juhtuvad ning saates on tulemas ka üks päris uus lõik. See, kus me tahaksime näha teie poolt tehtud koduvideosid, mis siis seotud liikluse ja liiklemisega, aga ka sellest juba lähemalt kõigest saate jooksul. Nüüd aga alustame, miga meile saateaega, nagu eelnevatel kordadelgi üle 25 minuti antud ei ole, et loodan, et saate kasulikku kõrva taha panna. Kas Tallinn-Tartu maantee on Eesti ohtlikem tee ning kas see tuleb ikka kaherealiseks ümber ehitada, need küsimused on kindlasti lähitulevikus päevakorras, just silmas pidades riigi rasket majanduslikku olukorda. Jätame need küsimused poliitikute arutada ja vaatame reaalsusse. Jällegi tuleb tõdeda, et just seesama teelõik tõi traagikat, kui esimese koolipäeva öösel hukkus Tallinn-Tartu maantee 51. kilomeetril autojuht. Keskööpaiku juhtus liiklusõnnetus Kõue vallas Tallinn-Tartu maantee 51. kilomeetril, kus Tartu suunas sõitnud sõiduauto Honda kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas seal kokku treileril maasturit vedanud Land Roveriga. Õnnetuses hukkus Hondat juhtinud 1980. aastal sündinud Dmitri ning vigastada sai Land Roveri roolis olnud 1969. aastal sündinud Imre, kes toimetati haiglasse. Kuna liiklusõnnetuse põhjusta iseenesest oli Honda Civicu juht Dmitri, kes siis hukkus ja juba siis ekspertiis näitab, et kas tal oli siis ka joove või ei olnud. Et need põhjendused, miks ta vastassuunda kaldus, võivadki siis tuleneda siis kas joobest või siis näiteks öisel ajal magama jäämisest. Samuti ei ole välistatud ka terviserike, et seda kõik tuvastatakse nüüd ekspertiisiga. Tehakse hukkunule lahang, uuritakse, mis terviserike või mis selle põhjustas ning siis antaksegi teada mulle. Kriminaalmenetlus kui selline läheb siiski igal juhul lõpetamisele, kuna tema on praeguse ajaks tuvastada, tema siiski õnnetuse põhjustaja oli, aga ennem kui me lõpetame, ikkagi me selgitame need asjaolud välja. Ma usun, järgmise 2-3 kuu jooksul kindlasti on vastus teada. Esimesest septembrist aitab politsei meelde tuletada lastele nende kooliteed ja tuletada meelde, et sebral peab vaatama nii paremale kui vasakul, isegi kui roheline tuli põleb. Räägitakse, et politseisid on vähemaks jäänud, kuid praegu vaadates on iga nurga peal olemas. Jah, politsei, ega teda nüüd vähemaks ei ole jäänud, kui eelmine aasta oli, aga politsei on väljas suuremate jõududega just kooliaasta alguse puhul ja välja on tulnud ka need politseiametnikud, kes tavapäraselt võib-olla siis majasisest tööd teevad. Meie põhieesmärk on see, et kõik lapsed saaksid oma koolitee uuesti selgeks ja jõuaksid ohutult kooli ja ka koolist koju. Ja kaua te aitate neil üle tee minna? Päris üle tee nüüd ei aita minna, aga oma jõududega, suuremate jõududega oleme väljas, teeme seda tavatööd, karistame rikkujaid ja kui on vaja, siis loomulikult ka abistame lapsi esimese koolinädala jooksul. Kuule, kuidas siis üle tee lastakse, kui foori ei ole? Kas autod lasevad? Jah, vahest. Vahest lasevad, vahest ei lase. On mingit õnnetust ka sul juhtunud? Ei ole. Tervist! Kuidas autojuhid teid siis üle lasevad, kui foori ei ole?
Ei oskagi öelda kohe päris täpselt. See oleneb kõik autojuhist, ma arvan. Kuidas tuju on ja nii edasi. On palju sellist juhtumit olnud, kui üle zebra lähed ja sul on õigus ja on otsa tahetud sõita? Ei ole palju, aga siiski on ette tulnud. Ei kindlasti arvan autojuhist arvan. Lapsed tegelikult on ennast hästi üleval pidanud ja käitunud rahulikult, et selliseid vahejuhtumeid ei ole olnud. On mõningad probleemid küll, aga need on just nende vanema generatsiooniga ehk siis täiskasvanutega, kes lapsi kooli toovad. Nendega on koolide juures probleemid just selles osas, et kust siis sõidukiga koolile võiks läheneda ja kus seda parkida tohib. Ja kui seda ema-isa halvasti teevad, ehk siis valesti, eirates liiklusreegleid, liiklusmärke, siis ei ole see kindlasti hea eeskuju lastele. Kuidas teil Maanteeametiga koostöö välja näeb? Koostöö näeb välja niimoodi, et Maanteeameti koos Politseiametiga on välja kuulutanud kampaania Märka last ja hoia linnas õiget sõidukiirust ja politsei pool on just see, et jagada seda trükiseid ja selgitada inimestele, milleks sellised kampaaniad on ja mis on selle kampaania eesmärk. Kampaania ettevalmistuse periood on ju väga pikk ja ütleme väga aktiivselt kampaania ettevalmistusega tegeleme siis kuu enne kampaaniat ja nii on siis 5 korda aastas ja erinevate teemadega. See esimene koolinädal pole veel läbi saanud, kuid kuidas praegu läinud on? No, nii nagu üldse see poolaasta, ma julgen väita, on meil võrreldes eelmise ja üle-eelmise aastaga läinud väga hästi. Õnnetuste arv on vähenenud ja on ka hukkunute arv vähenenud pea 30%. Et ainukene grupp liiklejaid, kes jätkuvalt veel väga tõsist muret teevad, on mopeedijuhid ja noored juhid, kes satuvad liiklusõnnetusse ja seeläbi võivad ka elu kaotada. Aga teie julgete, kui teil 3-meetrine buss kõrvalt mööda sõidab? Ma sõidan. Siis te olete julge mees. Mina igatahes tahan ellu jääda. Mina sõidan sellisel teel, sõiduteel, kui ma olen juba nii vana, siis tulebki sõiduteel sõita, sest rattateel on tegelikult teisel pool teed seal. On. Näete, märk on seal olemas. Tore. Jah, et siis saaks siit ilusti rahulikult üle minna ja seal jalgrattaga sõita. Politseile ei meeldinud, mis sa tegid? See, mis neile kunagi ei meeldi, et jalgrattatee on ühel pool. Ma tõesti tunnistan, ma ei oota neid väikseid märke, eks ole, nii nagu võib-olla peab. Ma olen harjunud sellega, et rattaraja märgistus on maas. Ja eks ma selline arg inimene olen, et ma tõesti sõidutee peale julge sõita, et ma proovin ikkagi kõnniteedega läbi jääda, kui nad on piisvalt laiad, nagu nad praegu on, siis rahvast ka palju ei ole ja ma ei ole ka eriline kihuta, et kui on palju inimesi, siis ma võtan ka hoo ikka väga maha ja käin ka nii nagu tõukerattaga, et ütleme lihtsalt tõukan pedaali peale, eks ole, aga eks tal tegelikult on õigus, eeskirjad ei sõltu minust, eks ole, et eeskirjad on täitmiseks. Kuidas see 1. septembri kampaania välja näeb, et on teil mingid materjalid või mis teil tehakse seal? No ütleme, kampaania on suunatud ikkagi juhtidele, kes on suurema ohuallika valdajad ja kes liiguvad teel ja põhisõnum on see, et kiirus oleks vähem vähendatud ja et võimalikult aeglaselt liigutakse linnades asulates. Ja teine pool sellest kampaaniast on siis loomulikult see õppematerjali kohale toimetamine koolidesse siis koostöös politseiga. Viiakse kõikidele 1. klassi lastele siis liiklusaabitsad ja kogu kataloogi info, kuidas on võimalik liiklusõppematerjali tellida ja lisaks muidugi politsei järelevalve on see, mis aitab meie kampaaniale edukalt kaasa ja seda infomaterjali levitada. See on küll nüüd esimene koolinädal, kuid lapsed käivad edaspidi veel koolis. Ja loomulikult ja lausa 9 kuud, eks ju, kuni maikuuni välja. Et me kindlasti ei eelda, et me nüüd teeme kampaania ja sellega kohe väga kõik muutuks. Loomulikult me ootame ja soovime seda, et see käitumine, mis praegu välja kujuneb või see hoiak või suhtumine kestaks kõik aasta läbi. Ja me alustame ka üsna pea järgmise kampaaniaga ja see võiks olla meil siis kindlasti Helkuri teema.
Selle hooaja algul tekkis meil hea mõte just tuginedes teie tagasisidele, kallid vaatajad eelmisest aastast, kus te saatsite meile päris mõned lahedad koduvideod, korraldada see aasta lausa konkurss. Ehk siis teie poolt saadetud koduvideod, mis siis seotud liikluse või liiklemisega või siis näiteks olete filminud mõnda avariid, läheb meie žürii poolt auhindamisele ja parimaid videoid ning nende saajaid siis auhinnatakse roolivõimu tegijate poolt. Minu meelest igati hea ja selline tänuväärne ettevõtmine meie poolt, teie aga olge agarad ja saatke meile siis enda poolt salvestatud koduvideod. Need võivad olla tehtud kas või mobiiltelefoniga, peaasi on selline hea hetke tabamine. Praegu näited mõned siis sellised me teieni ka toome, millised need koduvideod võiksid olla, kuid ma räägin, et teie fantaasia võib lennata ja teie video võib olla hoopis teistsugune, peaasi, et see oleks huvitav ja meeldiks roolivõimu vaatajatele. Probleemid hoiab ära kvaliteetalkomeeter Alkoscan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Probleemid hoiab ära kvaliteetalkomeeter Alkoscan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Me räägime igapäevaselt, kui me räägime liiklusprobleemidest, siis kõige rohkem jääb kõrva ikkagi see, et inimesed sõidavad purjus peaga. Kuid mis seal salata, kui vaadata pilti, mis toimub noorte seas, kui siduda see sõnaga narkomaania, siis asi on ikkagi päris hulluks läinud. Kas selles on süüdi piirina avanemised või midagi muud, aga uudiste kanalite vahenduselgi selgub, et narkoprobleem on noorte seas päris tõsine asi. Ja alkomeetrite kõrval müüb Rovico selline firma siis, kes meile aastaid olnud ka alkomeetrite auhinna väljapanejaks meie saates ka narkotestreid ja miks neid kasutada ainult autojuhtide puhul, ka lapste vanematel on kodus päris hea võimalus kontrollida, kas nende võsuke ei ole just mitte selle kõige kurjema kallale läinud. Kui alkoprobleemiga on väga pikalt ja palju tegeletud, on politsei palju tegelenud ja inimeste, täna on Eestis igal 10. või igal 9. 8. autojuhil on olemas oma isiklik alkomeeter, siis narkoprobleem on selles suhtes, ta on nagu salakavala. Ja rohkem vast valmistab muret ümbritsevatele inimestele ning me oleme ka selles suhtes otsustanud inimestele appi tulla, peamiselt just vast lastevanematele, sest eks see narkoprobleem saab tihtilugu alguse just kooliajast, kas siis satutakse kehvade sõprade keskkonda, kes siis pakuvad, ütlevad, et tule proovi või midagi muud sellist. Ja me pakume inimestele võimalust väga kiiresti ja lihtsalt, circa 110-115 krooniga ka siis saada endal meelerahu, et minu tütre või poja sõpruskonnas ei ole selliseid inimesi, tänu kellele minu lapse asjade külge satuks jälgi narkootikumidest. Või siis, kui see test siiski näitab narkootilist ainet olemasolu, siis hakata probleemiga sügavuti tegelema. Sest ega arvatavasti kõige hõlpsam on narkoprobleemiga tegeleda ja samas ka tuleviku mõttes hoida eemale narkojoobes inimesi liiklusest selle probleemi tekkimise algfaasis. Siis, kui ei ole veel tegemist sellise paadunud narkomaniga, teda kindlasti ei ole see 100% nii, aga suuremalt osalt vist kipub ainult aud parandama. Et kui seda probleemi alguses avastada, tuvastada ja sellega tegeleda, siis on efekt kindlasti täiesti saavutatav ja see on nüüd täiesti võimalik. Narkotestreid saab osta kas siis otse meie käest, täna me asume Mustamäe tee 59 veel, saab seda internetis teha alkomeeter.com või narkotester.com ja
need on lihtsalt kiiresti kasutatavad testrid, nad on mõeldud professionaalseks tööks, kuid oma lihtsuselt ka väga hästi kodustes tingimustes kasutatavad. Välja nad töötatud USA ja Iisraeli ühisfirma poolt ja selle testi algseks tellijaks on olnud FBI, Föderaalne Jõudlusbüroo Ühendriikides. See on nagu omaette selline vast kvaliteetigarant. Kas inimesed sellega ka kurisis on, et kui nad ostavad endale alkomeetrit, nad seda kalibreerima peavad? Ma väga loodan, et on ja see on meie suur töö ka teie kaasabil seda inimestele meelde tuletades. Kasutusjuhendis on ta kirjas, aga vaataks see kasutusjuhend kipub selline asi olema, et seda tihtilugu inimene loeb alles siis, kui tema enam ise aru ei saa. Me oleme kõik ju nii targad, et ega me oskame telekat ise tööle panna ja me loe telekajuhendit läbi. Alkomeetri kasutusjuhend on lühemahu paaneli lehele, nii et kes ta läbi on lugenud, see teab. Ja eks need aparaadid annavad tasapisi ise märku, kui see aparaat muutub väga aeglaseks, kui te hakkate saama sealt põhjendamatult kõrgeid tulemeid või ta enam nullidel näidata hästi ei taha. Ka peale seda, kui te olete peale mõni ajast, aparaat on mõndaga seisnud ja siis tuleks ta nii-öelda puhtaks puhuda, sest sinna võib olla akumuleerunud niiskust või siis tolmu sattunud. Nii et, aga kui ka peale seda ta nulli enam kuidagi näidata ei taha ja ise tõesti teate, et ei ole alkoholi tarbimine, siis on küll tagumine aeg seda alkomeetrit hooldama tuua. Täna on see nüüd võimalik hetkel veel Tallinnas ja Tartus, meile saab seda saata ka postiga. Ma võin siin öelda Mustamäe 59, Tallinn 10621, aga interneti lehele www.alkomeeter.com on need andmed kõik ilusasti olemas. Saadate postiga, meie saadame ta teile tagasi. Kindlasti, kui meile postiga alkomeetri kalibreerimiseks saadetakse, siis tuleks kirja panna ka oma andmed, sest me saame kahjuks iga nädal, meile postil on 2-3 pakikest, kus on saadetud alkomeetri kiri juures, palun kalibreerida, aga ei ole kahjuks andmeid, kelle alkomeeter on. Siin me oleme natuke hädas selle aparaadiga. Aga me teeme tõsist tööd selle nimel, et juba mõne kuu pärast muutub see teenus palju kättesaadavamaks üle Eesti ja et ei jääks asi selle taha, et ei ole Tallinnasse sõitu või Tartusse sõitu ja postkonto ka tee peale teie, sest sellest aparaadist on kõige rohkem kasu ikkagi siis, kui ta on korralikult hooldatud. Mis seal salata, automüüjatel on saabunud küllaltki rasked ajad ja kõik me loeme ajalehti ja näeme, et need müüginumbrid on päris katastroofiliselt kukkunud. Mis on need põhjused, kas kõigil läheb võrdselt halvasti või on siiski ka autofirmasid, kes suudavad välja mõelda mõne sellise pakkumise, mis inimestele peaks huvi pakkuma ja nii-öelda raskel ajal siis tooma autot ostma, sellest kohe järgnevas loos räägime. Salata, selline nutumaik on suus, et suvi on vahepeal teinud kõvad korrektuurid või kuidas? Teil igatahes siin majas paistab küll mingit nuttu näha pole. Nuttu on ju see viimane asi, kuhu peaks jõudma, aga ja samas on ju meil tore sündmus. 15 aastat oleme olnud autoturul, mis iseenesest on ju pikk aeg ja selle 15 aasta jooksul oleme ennegi näinud neid halvemaid ja paremaid aegu. Kuidas praegune aeg on, ega päris niimoodi halvaks põhjust pole, et praegugi näha kliendid saalis täitsa olemas? Paremaks seda lugeda ei saa, aga ütleks nii, et keeruline. Te olete välja tulnud sellise pakkumisega, mida varem keegi teine pole teinud, et rasked ajad panevad nagu mõtlema kasusid uid asju välja. Püüdsime kuidagi eristuda sellest suurest reklaamimürast ja massist ja agentuuri poolt välja pakutud idee osa autost ilma rahata pakkuda ja seda visuaalis sellisel kujul välja pakkuda, nagu me oleme teinud. Tundus omalegi põnev ja uudne ja samas ta sobis hästi ka selle meie vanusega, meie sünnipäevaga. Miks mitte proovida natukene kelaudada seda kidurat müüki? Ma saan aru, et see 15% on kõikidelt autodelt. See puudutab nüüd küll parasjagu laoautosid, mis on laos. Et uut autot tellides seda kahjuks rakendada ei saa. Aga laos on olemas, päris suur valik, ma saan aru. Ei saa öelda, et palju, aga midagi on. Aga samas, kes ees see mees, et ega ühel hetkel saavad lihtsalt head asjad otsa. Ja nagu asjadel ikka, siis head saavad enne otsa, kui natuke halvemad. 15% autohinnast maha on päris märkimisväärne summa. Samas tootjatehase toetusega koos ta nüüd, ei saa öelda, see on suur summa ja see on suur allahindlus, aga samas on, ma arvan, et ta on meie heaga vääriline, et see 15 aastat autoturul, see on vääriline pakkumine. Ette rutates küsida, millega üllatavad, mida te siin müüte? Ega siit väga palju uudiseid pole, et tänaseks on turule jõudnud siis Opeli väiksem mudel, see on Agila,
Sellest küll palju lärmi pole veel tehtud. Lärmi mittetegemise põhjuseks vast ongi see madalseis turul. Sügisel, ma küll arvan, et reaalselt kuskil kevadeks jääb siis Insignia, see on siis Opeli suurim luksuslikum auto, mis asendab tänase Vectra, kunagist Omegat. Neid päris võrrelda ei saa, et tegemist on täiesti uue ja põneva autoga. Saabi puhul järgmine aasta, järgmine hooaeg peaks tooma kauaoodatud uue 95, räägitakse ka midagi ühest maasturist. Ma siinkohal seda veel välja julgeks lubada, aga mine tea, lõpuks ometi äkki tuleb ka Saabil vääriline maastur. Samas 4-violine 93 on täna juba turul olemas ja saadaval. Cadillac väga suuri üllatusi ei paku. Jah, tõepoolest on tulemas Cadillac CTS-i vagon ja ega muud siin esimese hooga nagu ei meenugi. Ega selles mõttes elu seisma ei jää. Ma tahtsin sinna välja jõuda selle jutuga. Üldse mitte, tehased toodavad ju edasi ja tootearendus käib samuti edasi. See, et üle maailma on hetkel majandus vähe keerulisemad ajad, ega igale langusele järgneb ühel hetkel tõus, selles millal. Hea meel on mul kuulda sellist positiivset tooni. Pidas ikka kurvastada. Püüame anda endast parima ja meenutades seda sama 15 aastatki, siis eelmine põnevam ja keerulisem aeg oli ju see sama 97, 8, 9. Tõmba täna turul toimuvaga paralleele ja ega see oli ju see aeg, kus keerulisel ajal tehakse keerulisi otsuseid. Eks elu näitab, kuidas edasi. Nii, räägin nüüd inimestele ausalt ära, mis seal juhtus, et liiklussaate saatejuht seisab kipsiga ekraanil. Mina öeldan kohe seda, et sa oled kuskil vastu puud sõitnud, avariis kannatada saanud. Ei, nii hull asi ei ole. Tegelikult mu spordiala on siuke, mis tahest tahtmata seal tekib vigastusi. Ja nimelt mul on randmeluu läks veits katki. Või täpselt, mis seal oli, seda ma ei oska öelda, aga ühesõnaga tehti operatsioon ja nüüd peaks korras olema. Nii et see sinu meestega võidukihutamine on sulle nüüd esimesed vitsad toonud? Tähendab, see ongi niisugune paratamatu motospordi haigus, et see on kõigil. Kus sa ja mis alaga sa tegeled, tuletame inimestele meelde? Krossi sõidan koadiga ja supermotot. Ja saad meestele vastu küll? Muidugi saad. Nüüd on siis natukeseks puhkust või kuidas? Jah, sest keskuskrossi nüüd kaasa sõita ei saa, kuna lahas on mul 3 kuud ja 6 kuud on taastumist, et arst enne seda sõitma kindlasti ei luba minna. Kas see võtab ka võidusõidu mõtted võib-olla tulevikuks maha, mida mina loodan küll, et saaks rahulikult saadet teha, sest iga kord mõtled, et kas Kairi jälle esmaspäevaks revis on. Seejuures, kui keegi mulle mingi alternatiivala leiaks, et miks ma ei peaks motosporti tegema, siis ma jätaksin. Aga keegi veel pole pakkunud midagi sellist, mis mulle veel rohkem meeldiks kui motosport. Mis selles on, et naiste rahva jaoks just eriti mehed, ma saan aru, püsimatud purgis, aga sulle? Ma ei tea, mulle meeldis on tõeline väljaelamine ja adrenaliin ja see olekki kõik see, kus kaasas. See kõik, mis sellega kaasneb, et see on nagu hästi lahe. Vahepeal oli küll tõsiselt väsitav juba, et mis teed nädalavahetusel võistlustele, see nädalavahetusel võistlustele, mis homme teed võistlema. No nüüd on siis palk on käes, aga see selles mõttes nagu hirmu ei tekita, öeldakse, et kui esimene laks tuleb, et paljud loobuvad, ei julge enam peale keerata, mida iganes. Suures, kui mul esimene laks oli Otepääl, kui mul ikka pilk kotti läks ja kõik vähe pahasti oli, siis ma mõtlesin küll, et tõmbab kriipsu peale, aga vaata, kui hirmus kohe üle oled, et siis ei pärast enam pole hullu midagi. Ikka natuke võtad hoo maha kurris, mõtled, issand, äkki läheb nüüd pikaks, et tõmbad hoo maha, aga niimoodi, et üldse ära lõpetada tahaks, et kuskil ei ole. Meie juubelisaatest ei puudu seekord ka vaataja küsimus ning tahamegi teada, et kaua politseid võib näha siin möödrajal? Jah, kui kaua siis politsei koolilapsi aitab üle tee minekul ja ning ka jälgib siis, kuidas teised liiklejad on endale selgeks teinud, et 1. september on kätte jõudnud. Meie auhinnaks on sedapuhku ikka alkomeeter, see on juba mitmendat head aastat meile auhinnakotis olnud ja vastavalt siis saate kulgemisele, uskuge mind, see auhinnakott hakkab ka täienema. Vastata saate nagu ikka siis õigesti meie Roolivõimu kodulehel ja auhind siis alkomeeter. Meie kohtume teiega taas täpselt nädala pärast. Ärge unustage siis saatmast meile oma mõnusaid koduvideosid, ohutut ja turvalist liiklemist.
probleemid hoiab ära kvaliteetalkomeeter Alkoscan. Uuri lisa www.alkomeeter.com.